Pärast terve rea võimsaid lööke Ameerika Ühendriikide poolt ja ulatusliku lennuväe ümberpaigutamist Lähis-Ida piirkonda, Iraani sees toimub midagi sellist, mis sunnib isegi Iraani ametnikke ütlema hirmutavat sõna – riigipööre. Sel ajal, kui Donald Trump 7. ööd järjest pommitab Iraani sildu, sadamaid ja iraanlaste endi sõnul ka elektrijaamu, ja Iraan vastab sellele, rünnates näiteks Kuveidis asuvaid magestus- ja naftatöötlemistehaseid ning USA sõjaväebaase 5 riigis. Samal ajal käib Iraani juhtkonna sees teine varjatud sõda. Islami revolutsiooni kaardiväe radikaalid süüdistavad läbirääkijaid, kes allkirjastasid vaherahu Donald Trumpiga, siin on tsitaat, pehmes riigipöördes Islami vabariigi vastu. Diplomaate, kes neid läbirääkimisi juhtisid, loobiti matustel kividega. Ali Khameneile karjuti näkku, reetur. Aga uus ülemjuht, kelle nimel kogu see asi väidetavalt toimub, on nähtamatu mees ja teda pole keegi kordagi näinud. Ja need 2 protsessi, väline sõda ja sisemine lähe, on nüüd ühinenud üheks. Just nimelt Islami revolutsiooni kaardiväe radikaalid, mitte ametlik Teheran, ajasid Iraani rünnakule Ameerika vastu. Ja nüüd teeb Islami revolutsiooni kaardivägi seda juba ametlikult. Ametlikult ja avalikult ähvardab nad minna just rünnakule, mitte jääda kaitsepositsioonile. Selles saates räägime väga konkreetselt, kuhu ja kui palju Ameerika Ühendriigid viimase ööpäeva jooksul lõid ning kui kriitiline see olukord on. Millega ja kellele vastas Iraan, sealhulgas rünnakud tervete riikide vee- ja elektrivarustuse vastu? Ja mis kõige tähtsam, milline riigipööre toimub praegu Teheranis ning kes tegelikult hoiab praegu sõrme päästikul? Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellijani, seega olen tänulik just teie tellimuse eest. Alustame siis Ameerika löökidest ilma liigse jututa, ainult faktidega. 17. juuli öösel lõi keskväejuhatus Iraani pihta. Eriti rünnati sildu Hormozgani provintsis. See on maantee ja raudteesild Bandar Hamiri linna juures, et lõigata Iraani peamine sadam Bandar Abbas ära teedes Teherani suunas. Teiseks varises kokku juhtimistorni Chabahari sadamas Omaani lahe ääres. Ja see, mõelge järele, on võtmetähtsusega kaubatee, mida Iraan arendas koos Indiaga ja mille kaudu valustatakse ka Afganistani. Kolmandaks ja kõige olulisemaks on energiarajatised, eriti elektrijaamad. See tähendab, et Trump hakkas oma ähvardust ellu viima, kui ta teatas, et ta lülitab kogu Iraani elektri välja, kui viimane ei lähe läbirääkimistele. Ameeriklased vaikivad sellel teemal, kuid Iraan tunnistas seda esimest korda ametlikult. Riiklik agentuur ISNA edastas järgmist. Energeetikaministeerium pöördus lõunaprovintside elanike poole, kutsudes inimesi üles elektrit säästma, nimetades otse põhjuseks rünnaku energiatavistule äärmusliku kuumuse taustal. Lisaks on nüüd ilmunud teavet selle kohta, et Ameerika Ühendriigid andsid 18. juuli öösel Iraanile järjekordse massiivsete löökide seeria. Nagu teatasid USA relvajõudude keskväejuhatusest, löödi sihtmärkideks vaatusobjektid, sõjaline ja logistiline infrastruktuur, maa-alused relvalaod ning merevõimekused. Operatsiooni läbiviimiseks kasutati Ameerika hävitajaid, droone ja sõjalaevu. Samuti rõhutas juhtkond, et see on juba 7. järjestikune öö, mil Ameerika Ühendriigid ründavad Iraani ja edasi tsiteerin. Keskväejuhatus jätkab Iraani vastutusele võtmist vastavalt ülemjuhataja korraldusele, tagades samal ajal täielikult Iraani sadamate mereblokaadi järgimise. Üle 50 000 Ameerika sõjaväelase tegutseb kogu Lähis-Idas. Idas ning säilitavad valvsuse, lahinguvalmiduse ja valmisoleku täita absoluutselt kõiki ülesandeid. Nüüd, miks see on alles algus? Täna kirjutab väljaanne Axios, viidates 3 Ameerika ja Iisraeli allikale, et Donald Trumpi administratsioon teavitas Iisraeli, et toob piirkonda 10 lisatankerlennukeid. See pole tühjasi, sest tankerlennukeid on vaja pikaajaliseks kestvaks sõjaks. Õhukampaaniad. Ja ajakiri Air and Space Forces Magazine täpsustab üksikasju. Eelkõige saadetakse piirkonda praegu F-16D 480 eskadrillist Spangdachlemi baasis Saksamaal ja F-35D 48 lennutiivast Suurbritannia Lakenheathi baasist.
Trekkijate andmetel liigub piirkonda kuni 36 F-16 ja 18 stealth hävitajat F-35A. Osa neist on juba Jordaaniasse läinud. Lisaks juba piirkonnas paiknev armaada. Need on 2 lennukikandjat, Gerald Ford ja Abraham Lincoln. Newsweek täiendab infot ja kirjutab, et piirkonnas on juba piisavalt tulejõudu, et Donald Trump võiks anda käsu täiemahuliseks operatsiooniks kas või sel nädalavahetusel. Ja olukorratoas esitasid teisipäeval Trumpile uued võimalused, sealhulgas löök maa-alusele kompleksile mäel Kiiev. Siil, kus arvatakse, et on peidetud Iraani uraan, kuid lõplik otsust pole veel tehtud. Samal ajal täpsustatakse, et just praegu otsustasid ameeriklased siiski koondada maksimaalse hulga lennuväge Lähis-Idasse. Ja suurem osa sellest lennuväest paigutatakse tõenäoliselt just Iisraeli, mitte näiteks Kuveiti või Bahreini. Iseloomulik detail väljaandelt The Hill. Osa tankerlennukeid saadetakse, kuna mõned Pärsia lahe riigid on võib-olla keeldunud. Ameerika Ühendriikidele keelduti andmast juurdepääsu ja ülelennu luba või peeti nende baase juba Iraani rünnakute suhtes liiga haavatavaks. See tähendab, et liitlased hakkavad veidi eemale hoidma ja ameeriklased hakkavad oma kaitsesüsteemi selles piirkonnas veidi ümber kujundama. Ja veel kord rõhutan, õhuväeüksusi hakatakse Iisraeli ümber paigutama. Nüüd, mis puudutab Iraani vastust, siis see on jõudnud täiesti uuele, palju hirmutavamale tasemele. Kui varem ründas Iraan peamiselt USA sõjaväebaase, siis viimase ööpäeva jooksul on ta löönud juba terve riikide tsiviilinfrastruktuuri pihta. Toon siin edasi nimekirja. Kuveit. Just Kuveit sai kõige rohkem kannatada. Islami revolutsiooni kaardiväekorpus ründas soolavee magestamise tehast. See on jaam, mis annab korraga nii elektrit kui ka joogivett. Miks see on nii jõhker? Sest Kuveit sõltub peaaegu 90% merevee magestamisest. Rünnata magestusseadet kõrberiigis tähendab sõna otseses mõttes inimestelt vee äravõtmist. Kuveidi valitsus kinnitas, et tulekahju oli selles magestusjaamas ja generaatoriplokid said kahjustada. Lisaks oli tugev tulekahju naftatöötlemistehases Kuwait Petroleum Al-Ahmadi linnas. Ettevõte teatas olulistest kahjustustest. See tähendab, et iraanlased on hakanud juba naftatöötlemistehaseid ründama. Lisaks peatati Kuveidi rahvusvahelise lennujaama töö raketi- ja droonirünnakute ohu tõttu. Islami revolutsiooni kaardivägi teatas, et lõi ameeriklaste tugikeskust Arif-Džani baasis ja hävitas radari Ali Es-Salemi lennubaasis. Kuigi, ma rõhutan veel kord, nad lõid siiski soolavee magestamise jaama pihta. Ja nüüd kirjutab CBS News, mis puudutab Kuveiti, et seal on praegu tõesti kõige keerulisem olukord. Ja naftatöötlemistehas põleb siiani ja seda pole siiani suudetud kustutada. Lähme edasi, Bahrein. Bahreini sulgusid öösel samuti sireenid, kaitsejõud tõrjusid mitu rünnakut. Islami revolutsiooni kaardiväe korpus teatas, et ründas Sheikh Isa lennubaasi. Teherani väitel asuvad seal Ameerika sõjalennukid ja luurekeskus. Jordaania, ja siin läheb asi tõsiseks. CBS teatab allikatele viidates, et Iraan ründas nädala jooksul vähemalt 2 sõjaväebaasi Jordaanias. Ja mitu Ameerika sõjaväelast sai vigastada. Hukkunuid ei ole, vigastuste raskusaste on täpsustamisel. Jordaania kinnitas 3 Iraani raketi tõkestamise. Katar on üldse, tuletan meelde, selle sõja läbirääkimiste vahendaja. Sai raketirünnaku sel ööl. Eelmisel ööl sai laps haavata alla tulistatud raketikillust. Lisaks oli rünnaku all Omaan ja esimest korda ka Süüria. Seal rünnati At-Tanfi baasi. Sellest rääkisime eelmises saates. Ja siin on Islami revolutsiooni kaardiväe korpuse põhjendus. See on peaaegu sõnasõnaline, kuidagi religioosset laadi, ütleksin ma. Ja edasi toon tsitaadi. Kuna ei ole olemas rahvusvahelist organisatsiooni, mis suudaks peatada Ameerika sõjaväelaste julmust, ei jää meil muud üle, kui järgida Koraani käsku. Kes kündab teid, rünnake teda samal viisil. Edasi kõlab hoiatus USA liitlastele piirkonnas. Oodake uusi rünnakuid. See tähendab, et see on otsene ähvardus Dubais, Dohale, Ar-Riyadile ja nii edasi. Ehk siis kõigile, kes asuvad lähedal.
ja üldiselt on islamirevolutsiooni kaardiväekorpuse retoorika väga palju muutunud ning nüüd hakkavad nad ähvardama juba rünnakule üle minna kaitse asemel. Nad ütlevad, et me oleme kogu selle aja end kaitsnud, nüüd peame minema rünnakule. Kuidas see välja näeb, teab ilmselt ainult Jumal. Ja nüüd peamine, mille nimel kogu see saade üldse tehtud on. Sest selle valju pealkirja taga, nagu Iraan vastab Ameerikale või Iraan läheb rünnakule, varjatakse seda, mis toimub Iraani sees. Ja seal, nagu Iraani poliitikud ise on väljendanud, küpseb suur riigipööre. CNN kirjeldab stseeni, mis ajab lihtsalt külmavärina peale, sest see näeb Iraani režiimi jaoks tõesti hirmutav välja. Ja kui Iraani president Pezeshkian, tuletan selle episoodi meelde. Me oleme seda juba arutanud. Kui Iraani president Pezeshkian kõndis koos tapetud endise juhi Ali Khamenei kirstuga, skandeeris leinav rahvahulk mitte lahkunu auks, vaid otse Iraani presidendile näkku. Ja nad nõudsid, tsiteerin, surmalepitajale. No, mõeldakse seda, kes oli nõus mingile kokkuleppele ameeriklastega. Veelgi enam peadiplomaati Abbas Araghchit, seda sama, kes pidas läbirääkimisi Trumpi administratsiooniga ja saavutas osa sanktsioonide tühistamise, loobiti rahvahulva poolt kividega ning hüüti reeturiks ja müüdud värdjaks. Ja tal tuli matustelt justkui põgeneda. Siil oli stseen, kus turvamehed lihtsalt üritasid teda rahvahulga eest varjata. Mõelge ise, välisministrit ja presidenti loobitakse riiklikul tseremoonial kividega. Milles seisneb üldse lõhe? See ei seisne muidugi selles näidispildis. Lihtsalt see pilt, kus loobitakse kividega, näitab väliselt, et Teheranis ei ole kõik korras. Nii et radikaalseid fraktsioone nimetatakse Iraanis püsivuse rindeks, ülirevolutsionäärideks või 1979 aasta revolutsiooni ideaalide hoidjateks. See on kõik. Nad on veendunud, et ametnikud, kes allkirjastasid lepingu Donald Trumpiga, kapituleerusid ameeriklaste ees selle asemel, et kätte maksta nende ajatolla Ali Khamenei tapmise eest. Nende versiooni kohaselt allkirjastati see leping uue ülemjuhi Mojtaba Khamenei käskude rikkumisega. Ja nüüd võtmepunkt, mis rikub kogu olukorra ära. Mojtabat pole tegelikult keegi näinud. Aga see radikaalne tiib ütleb, Mojtaba andis tegelikult käsu, et mingil juhul ei tohi ameeriklastega ühtegi lepingut allkirjastada. Aga need reeturid, president ja välisminister, võtsid ja allkirjastasid ikkavi. Aga tuletan meelde, Mojtaba ei ole rahvaga otse pöördunud, välja arvatud need paberilipikud, mida ta kirjutab ja mida loetakse ette Iraani televisioonis. Ta ei näidanud võimu, ei ilmunud rahva ette, isegi oma enda isa matustel teda ei olnud. Ja radikaalid kasutavad seda ära. Nad süüdistavad nähtavat juhtkonda, see tähendab parlamendi juhti Galibafi, president Pezeshkiani, välisministrit, Araghchi, kes justkui valitsevad praegu nähtamatu juhi nimel, süüdistavad neid selles, et nad korraldavad pehme riigipöörde. Nad tahavad võimu haarata, peatada parlamendi töö, rikuvad Mojtaba Khamenei korraldusi, rikuvad läbirääkimistel kokkuleppeid ja üldiselt ajavad laiali radikaalide öised meeleavaldused. Selgub, et Iraanis on tõepoolest juba olemas nende islamirevolutsiooni kaardiväekorpuse pooldajate meeleavaldused. Ja edasi toon otsese tsitaadi just radikaalist parlamendi liikmelt Mahmoud Nabavianilt, kes ise oli läbirääkimiste delegatsioonis, aga siis vahetas poolt ja üritas üldse tehingut nurjata. Ja muide, ta tõesti üritas seda. Nüüd on ilmsiks tulnud teave, et just tema, mäletate, lekitas meediasse selle 14 punktist koosneva dokumendi versiooni. Kui Donald Trump veel pahandas selle üle, et kuidas nii saab, me pole veel midagi allkirjastanud, aga iraanlased juba lekitavad selle memorandumi ajakirjandusse. Just nii saimegi me teada memorandumi teksti ammu enne seda, kui ameeriklased selle avaldasid. Just Mahmoud Nabavianilt. Nii et tema esitab avalikult küsimuse ja hoiatab Iraani rahvast. Kas meie riigis ei valmistata ette riigipööret? Ja nüüd, miks see küsimus on üldse elu ja surma küsimus kogu piirkonna jaoks? Vaadake jõudude paigutust. Uus juht, see tähendab Mojtaba Khamenei, nähtamatu mees. Ta on kusagil, pole selge, kus ta asub. Kõik ütlevad, et lihtsalt turvakaalutlustel teda isegi ei näidata ja mõned lausa oletavad, et ta võib olla vähemalt teovõimetu. Ametlikud läbirääkijad, kes soovisid rahu, on diskrediteeritud, kividega loobitud ja reetmises süüdistatud. Aga kes täidab selle tühimiku? Võimuvaakumi täidab islamirevolutsiooni kaardiväekorpus, kelle mõju Iraanis kiiresti kasvab ja just radikaalid määravad praegu päevakorda. Ja just sellepärast asus Iraan rünnakule.
Need islami revolutsiooni kaardiväekorpuse rünnakud laevadele Hormusi väinas, mis kukutasid kogu vaherahu, olid just nende endi sõnul ülirevolutsionääride initsiatiiv. Ja siin ongi nende pealetungi loogika. Endine välisminister, sama radikaalne Manouchev Motaki teatas kolmapäeval Iraani televisioonis otse-eetris. Minu ettepanek on rünnata üht USA baasi selles piirkonnas. Rünnakule, kus sajad, võib-olla tuhanded neist Ameerika terroristidest piisab, kui võtta 100 sõdurit ja tuua nad Iraani. Ta pakub siis välja rünnata ühte Ameerika sõjaväebaasi, võtta Ameerika sõjaväelased pantvangi ja hiljem nendega kaubelda. See on sisuliselt eskalatsiooniprogramm, mida ta juba otse-eetris välja ütleb. Nüüd paneme kogu pildi kokku. Mis tegelikult toimub? Relvarahu kukkus läbi mitte sellepärast, et ametlik Iraan ümber mõtles, vaid sellepärast, et radikaalne fraktsioon, mis tõusis esile matustel ja toetub islami revolutsiooni kaardiväe korpusele, haarab Iraanis kontrolli enda kätte. Nõrgestatud ja diskrediteeritud läbirääkijad tõrjutakse kõrvale ning Iraani sunnitakse täielikku sõtta Ameerika Ühendriikidega. Selleks, nagu nad ütlevad, et oma juhi eest kätte maksta. Sellest tulenevadki rünnakud Kuveidi soolave magestamistehaste vastu, naftatöötlemistehaste vastu, baasides 5 riigis ning lisaks ähvardus hakata juba pantvange võtma. Teiselt poolt on meil Trump, kes koondab F-16, F-35 tankerlennukeid, toob neid kohale. Teine lennukikandja ja 2 väljaande CNN-i ja CBS-i andmetel võib ta anda käsu suureks operatsiooniks juba sel nädalavahetusel. Samal ajal kordab Valge Maja oma pressiesindaja kaudu endiselt, et eelistab diplomaatilist lahendust, kuid löögi kasuks on palju argumente. See on tema tsitaat Caroline Levitt. Mõlemad pooled ründavad juba taristut ning see on sisuliselt olulise piiri ületamine. Löögid tsiviilelanike elutähtsatele süsteemidele. See ongi see punane joon, pärast mida mulle tundub, on olukorda tagasi pöörata äärmiselt raske. Ja siin ongi viimane mõte, see on järgmine. Tavaliselt on sellistes kriisides lootus läbirääkijatele, ehk inimestele, kes ikkagi otsivad väljapääsu. Isegi sõja kõige kuumemas faasis Iraanis loobiti neid inimesi just kividega ja nimetati reeturiteks. Ehk siis need, kes tahtsid rahu, tõrjutakse praegu kõrvale, need, kes tahavad sõda, justkui relvastuvad ja radikaliseerivad ühiskonda. Aga kõrgeim juht, ainus, kes teoreetiliselt võiks kõiki kuidagi ohjeldada, kas peidab end või on teovõimetu. Keegi tegelikult ei tea, mis juhtub, kui sellisel riigil pole nähtavat peajuhti ja võimu võtavad üle radikaalid, kes karjuvad, et tuleb kätte maksta ja pantvange võtta. See on üldse kõige ohtlikum võimalikest stsenaariumitest. Täna pidi Pakistan muide korraldama USA ja Iraani läbirääkimiste vooru Islamabadis, kuid need läbirääkimised jäid ära. Ma lihtsalt tuletan meelde, et kui seal poleks nädal tagasi see vaherahu kokku vabiselud, siis täna oleksid olnud järgmised läbirääkimised, aga neid ei toimunud. Nii et nüüd saamegi jälgida ainult selle konflikti eskaleerumist ja mis saab edasi. Sest me näeme, et kumbki pool üritab survet avaldada ja kumbki pool ei kavatsegi sammugi tagasi astuda. Siin panen 3 punkti, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head!